mul on nii hea meel siin täna olla koos Rebecca-Liisiga ja me ei ole siin esimest korda koos, vaid see on nüüd juba teine kord, kus sa oled läbinud minuga 6-kuulise coaching'u. Seega ma ütlen sulle tere tulemast ja ma küsin su käest seda, et kuidas sa ennast täna tutvustaksid? Tere, see ei ole ka päris aus, et sa kohe hakkad sihukeste küsimustega rindama. Ma arvan, et ma peaksin, tegelikult oleks pidanud järgi vaatama selle, mis ma eelmine kord ütlesin. Aga täna ma kindlasti olen hoopis teistsugune naine kui olin aasta tagasi ja isegi veel rohkem teistsugune kui pool aastat tagasi. Et mingid asjad on võib-olla jäänud samaks, aga üldiselt jätkuvalt olen ma ettevõtja. Nüüd ma olen ka õppiv elucoach. Tegelen ikka oma selle style coaching'u osaga. Ma olen asutanud tänaseks naiseks olemise akadeemia ehk siis ma olen täna palju rohkem see Rebecca-Liis, kes peaks olema, kui noh, mitte see, mis teistele näima peaks. just, et nii lahe, et sa sedasi ennast neid rolle juurde oled lisanud, et sellepärast mõtlesingi, et kuidas sa ennast täna tutvustad, sest siis, kui me alustasime alles aasta tagasi, ütleme, siis sul oli põhimõtteliselt noh, lisaks sellele, et sa oled naine ja tütar ja ema, lisaks nendele, et need ametialaseid rolle oli sul justkui kaks, siis täna on sul neid nagu tunduvalt rohkem, et kohe tuleb juurde, kohe on, tegelikult sul juba on ju ka coach'i paberid olemas ja lisaks sa ju õpid veel juurde coaching ut, nii et sul muudkui see maailm laieneb. võib-olla ma tahaks küsida su käest, et miks sa valisid jätkata pärast 6 kuud koostööd? Ehm, ma olen selline inimene, kes vajab ikkagi mingit sellist hetke, kus sa korraks saad maha istuda ja peegeldada ja vaadata ja kokkuvõtteid teha, et kord nädalas tundus selline mõistlik aeg ja mulle väga meeldib, kuidas sa selles mõttes töötad, et sa lased lihtsalt tegelikult kõik ära rääkida, mis mul vaja rääkida on ja me räägime täpselt nendest teemadest, mis meil välja tulevad ja võib-olla mingid asjad jääksid enda jaoks võib-olla läbi mõtlemata, arutlemata, kui sa nagu kord nädalas lihtsalt ei peegeldaks enda jaoks seda. Et noh, võib-olla igapäevase selle virvarri sees lihtsalt sa ei keskendu nendesse asjadesse nii palju ja lähedki asjaga edasi, aga tegelikult mingi asi jäi nagu lahendamata või mingi asi nagu tegelikult vajas natuke rohkem mõttetööd, et aitaks sind kuskile nagu edasi ja sellepärast ma ikkagi otsustasin, et me jätkame. mul on nii hea meel, et sa jätkasid minuga. No ma see mõtlesin, mul ka. et mulle, et mis, kui praegu minu arust see coaching'u maailm ikka veel tuleb muudkui neid coach'e nagu seeni metsas, siis ma küsiks võib-olla seda, et mille järgi sina üldse endale coach'i valid ja mille järgi sa soovitad valida? Ma arvan, et kõige olulisem üldse on energia. Ehk siis sa pead nagu reaalselt tajuma, et see inimene, kellega sa koos töötad, vastab sellele energiale, mis on sinus, mida sa soovid arendada, mis on need asjad, mis sul on väljakutsed ja kuidas tema nagu selles mõttes vastandub sellele ja kas te nagu nii-öelda veregrupid sobivad, ehk siis seesama energia on hästi-hästi oluline, Mhm. et kui sa nagu tahadki arendada endas mingisugust asja, siis sa pead valima endale sellise inimese, kes toetab seda arengut, mitte ei ole see, Mhm. et ta nagu pärsiks seda. ja erinevate energiatega inimesed noh, toetavad erinevaid asju ja mõned inimesed lihtsalt omavahel väga hästi ei sobi, et mitte, et keegi oleks oma töös halb või hea, vaid ikkagi eelkõige kõik see, et see, mis tema on elus kogenud, kuhu tema on jõudnud, millised tõekspidamised, väärtushinnangud tal on, see tegelikult on noh, nagu sulle kui kliendi, tähendab mulle kui kliendile on see nagu väga oluline, et need toetaksid seda, mida mina soovin oma elus nagu saavutada. Et erinevatel aegadel tõenäoliselt võiks olla vaja inimesel erineva energiaga coach'i ja erineva võib-olla sellise kogemusega ka, et noh, alati ma soovitan enne coach'iga
nagu töösse minekut kindlasti teha selle testkõne, mida tegelikult suurem osa minu meelest pakuvad täna, et Mhm. teeme selle tasuta selle testkõne, eks ju, et näeme, et millega ma saan sind aidata. et ja ma nagu väga hindan seda, kui coach on ise ka selline avatud, et ta nagu tajub ka samamoodi ära ja ta ütleb ausalt, kui ta nagu näeb, et see, mis minu väljakutse on või et äkki ma nagu võib-olla tegelikult ei olegi nõus selle teemaga üldse nagu süvitsi minema, et see tundub nagu selline asi, Mhm. et kõik teevad, see on popp, ma tahan, et coach julgeks öelda ka, et kuule, et ma näen, et tegelikult ma ei saagi sinu heaks nagu midagi teha. et selline ausus ja avatus selles suhtes on minu jaoks ka hästi-hästi oluline, et alati nagu kõik ei sobi ja see on tegelikult täiesti okei, kui ei sobi, lihtsalt on see, et olla seda enda vastu aus ja teiste vastu aus, et see ei ole nagu see koostöö, kuhu me peaksime minema. aga sinuga on väga hästi kõik et selles mõttes ma nagu, mina tean, et ma täpselt saan seda, mis mul on vaja ja tuleb oma sisetunnet ka usaldada, et teinekord võib-olla see infovirvarr, mis meil seal ümber on, siis Mhm. seda on lihtsalt nii meeletult palju, et sa võidki teha ju kõne mitme erineva inimesega ja siis lihtsalt usaldada ennast. Naistel on eriti see intuitsioon on nagu väga hästi arenenud, et kui sa lihtsalt julged seda kuulata, see on nagu teine Mhm. asi et, ma arvan, et just see sisetunne, energia, ausus, avatus, noh, siuksed eelkõige sellised asjad on, mille järgi valida. Ma olen hästi-hästi nõus, et ma ka ise valin selle järgi, et esiteks vaatan, äh, milline on see energia, kas ta üldse sobib energeetiliselt minuga ja üks hea viis minu arust on, et need coach'id, kes teevad ka näiteks webinare või kohtumisi, eks, et see on ka üks viis, kuidas tunnetada, kas see, mida ta räägib, kas tema mõtteviis on üldse see, millega ma suudan samastuda ja mulle hästi meeldis ka see, kuidas sa praegu ütlesid, et kasutada ära võimalus teha see testkõne, ehk siis see clarity kõne, see sobivuskõne, et sellepärast ongi see, et saada endas rohkem selgust. mida mina olen näiteks hästi palju kogenud, on see, et tullakse justkui sooviga, ma tahan mineviku asju lahendada. ja see on kohe minu jaoks, et sorry, see on terapeudi töö, see ei ole minu kui coach'i töö, mineviku asju lahendada. kui tuleb mõni mineviku asi üles näiteks koostöös, eks ju, kui me teeme seda coaching ut ja liigume edasi, siis muidugi ma saan nii palju, kui on minu pädevus aidata lahendada, ma saan teha. kui see on midagi, mis läheb väga sügavale juba sinna minevikku, siis on aeg minna terapeudi juurde, et siin ei ole enam see ei ole enam coach'i töö mineviku asju aidata lahendada. et see on kindlasti üks asi. nüüd, kui me, kui sa nüüd oled minuga olnud terve aasta koostöös, siis mis sa tunned, mis on see erinevus võib-olla liikumises esimesel 6 kuul ja nüüd teisel 6 kuul? See esimene 6 kuud oli ka mm, väga suur edasiminek, Mhm. aga kui ma mõtlen, mida ma viimase poole aasta jooksul teinud olen, siis seda esimese poole aastaga võrrelda ei saa. ma ei tea, kas asi on selles, et näiteks teine poolaasta poleks juhtunud, kui ma esimest poleks läbinud. kas Mhm. ma oleks suutnud teha ise sellise hüppe, et teha selle teise aasta, et ma arvan, et see oli nagu selles mõttes kõik on nagu hästi loogiliselt arenenud. Mhm. iga taipamine, järgmine on ju eelnevale alusele. et lihtsalt see teine poolaasta kuidagi on nagu noh, ma arvan, et see oli selle otsuse tulemus, et ma läksin üksinda reisile, ma võtsin selle aja, et ma olen nädal aega iseendaga. ja ma arvan, et see tugi, et ma võiksin sinna üksinda minna, seal minu meelest see oli äkki meil jaanuaris üsna alguses, eks ju, kus meil tegelikult oli paar Mhm. nädalat hästi sihukest intensiivset peegeldust ja sisekõnet mulle endale, et kas ma Mhm. teen selle sammu või mitte. et ma arvan, et lihtsalt kuna see sinna jaanuarisse sattus ja see otsus oli, siis tänu sellele on see teine poolaasta nagu väga intensiivne ja väga selline suure hüppega areng olnud. aga ma ei ole kindel, et see ei baseerunud sellele esimesele poolaastale. et
kui me tegelikult koostööd alustasime, siis seal oligi natukene rohkem iseendasse vaatamist, natukene rohkem selliseid asjade paika loksutamist ja võib-olla sellist nagu sisemist tööd ja väiksemat välist muutust. Aga see teine poolaasta on rohkem nagu nendel samadel väärtuste nagu väljapaistmisele nagu läinud. Ehk siis mulle nagu tundub, et nüüd see poolaasta oli siis see, kus nagu hakkasid reaalsed muutused nagu mu elus nagu paistma ja minus endas ka. Et võib-olla see on nagu põhiline vahe nendel kahel. mäletan nii hästi, kuidas esimesel 6 kuul oli rohkem juttu seda, et ma tahaks üksi reisida, ma tahaks proovida, mis see üksinda reisimine on ja siis hakkas neid riburada pidi üksinda reisimisi tulema. kas sa oled nõus siin jagama, kus sa käisid üksinda nüüd viimati? sest see on väga suur ja väga kauge reis. jah, et tegelikult ma jah, praegu hea, et sa ütlesid seda, et meil hakkas nüüd tulema nagu rohkem, et tegelikult ma ju sügisel käisin Brüsselis Mhm. samamoodi üksinda, et Just. tavaliselt ikkagi ükskõik, mis reis on see tööalane või on nagu eraalane, siis ikkagi on keegi kaasas, kellega sa nagu kas tuba jagad või siis, et kellega koos on nagu lihtsam minna. Et siis Brüsselisse ma tegelikult läksime küll koos teiste eestlastega, aga ma läksin täiesti võõrasse keskkonda ja ma läksin täitsa teistmoodi reisile, et selliseid nii-öelda säästureise ma pole aastaid teinud et see oli nagu täitsa omamoodi kogemus, aga seal olid ikkagi mul omad eestlased, kellega ma koos Mhm. nagu läksin. aga jaanuaris, kui ma pidin minema oma abikaasaga romantikareisile Maldiividele, siis selgus vahetult enne reisi, et ta ei saa lennata ja siis oli mul väga selline suur ja tõsine küsimus, et kas ma lendan üksi, kas ma ei lenda ka, kas ma leian sõbranna, kellega koos lennata, et see oli nagu väga suur selline väljakutse ja kuna tegemist on Maldiividega, mis on teisel pool maailma, eks ju, ja Mhm. tegemist ei olnud üldse ka mitte sellise paketireisiga, et sa oleks lihtsalt otselennaga lennanud kuskile kuurordisse, vaid see oligi nagu liinireisidega erinevate ümberistumiste ja kõige sellega, siis noh, seda enam ta nagu ikkagi mingeid hirme tõi ju endas välja, eks ju. pluss veel see, et sa oled nagu nädal aega täiesti üksi võõras keskkonnas, et sa lähed sinna, seal ei ole mitte ühtegi eestlast, noh, selles mõttes mul oli nagu see oma majakene veel seal ookeani peal ka, et ma sain nagu olla tegelikult täiesti üksi või siis ka rahva sees, eks saar oli ka sihuke tore, Mhm. kus sa said olla üksi rahva sees või siis nagu vaiksemalt omaette kuskil nagu väljaspool oma seda villat. aga jah, see selles mõttes oli nagu väga kauge, aga ma nagu ütlen, et iga inimene peaks kunagi võtma ja selle otsuse vastu ja tegema see nädalase reisi just sellepärast, et kõik su ümber, need inimesed elavad koos selle sinuga, kes sa oled ja kes sa välja näitad olevat. ja kui sa nädal aega pead iseendaga olema, siis sa saad lihtsalt aru, kas see inimene on selline tore, kellega kõik tahavad koos olla või siis midagi on sellist, mis sulle endale ka ei meeldi, et kui väga sa iseendale nagu meeldid, selle sa saad seal nädala ajaga nagu selgeks. ja noh, ma ümberringi nägin nii palju sellist hirmu ka teiste silmis, kui ma ütlesin, ma üksinda lähen reisile. et Mhm. vaatamata sellele, et inimesed, kellega ma rääkisin, ei teadnud või noh, ei pidanud ise minema reisile, tekkis neil hirm selles, et nagu, et kuidas sa lähed, neil nagu hakkasid juba hirme genereerima erinevate Mhm. lendude ümberistumistega, kuidas sul seal midagi juhtub. mul reaalselt juhtuski ju see, et kui ma siit läksin Frankfurti, siis Frankfurdi lennujaamas oli parasjagu mingi pommiähvardus või midagi, et me ootasimegi reaalselt seda, et kas me saame oma lennu peale või mitte. kõik nagu lahenes ja ma teadsin, et kõik laheneb, aga lihtsalt nagu inimesed olid juba nagu enne reisile minnes kõik need hirmud mulle nagu kaela valanud. et Mhm. ma ise neid ei tajunud enam sellel hetkes, kui ma neid otsuseid tegin, aga ümberringi ma nägin, et see on nagu minu otsus minna ja see tekitas teistes inimestes nii suurt reaktsiooni. ja hiljem kaasa nagu ma räägin sära silmis, kuidas igaüks peaks üksinda reisima minema lihtsalt võtma see nädal aega iseendale kõikidest rutiinidest, isegi siis, kui sa oled pereema, sest mul on ju ka 2 väikest last, eks ju, Mhm. ja abikaasa ja veel ettevõtte juhtida, et võtta ennast sellest kõigeks vabaks ja vaadata, kuidas sinu sees asjad toimivad.
kas sa oled sellega rahul, mis tulemusi sa saad, mida sa nagu ise teistmoodi teha tahad ja mida sa üldse tahad, sest Mhm. argirutiinis sellist, kus sa kogu aeg oled sellistes erinevates abistavate rollides, sul on väga keeruline võtta seda aega, sa peadki kuskile nagu rutiinist täiesti välja saama. aga iga kord, kui ma ütlesin seda tagasi tulles kellelegi, siis ma sain vastuseks sellised, no ja ei tea, et see ühesõnaga nagu võib-olla sul on õigus, aga mina seda ei tee. et selles mõttes hästi äge selline reaktsioon tuli, aga pärast seda ma nagu kogu aeg mõtlen, et tegelikult on nii äge üksinda reisida ja ma näen, et isegi noh, see kohati hakkab juba nagu selles mõttes häirima, et ma olen päris mitu reisi pärast teinud ka teiste inimestega. et ma olen käinud lastega reisil, ma olen käinud naistega Pariisis, eks ju, siis ma näen, et tegelikult ma juba tunnen oma sees, et mul oleks palju ägedam seda üksinda kogeda, sest siis ei ole sul seda sellist kaitse, sellist no seda, noh, seda turvatsooni kaasas. Mhm. sa pead minema nendesse olukordadesse ja need olukorrad, mis sul nagu tulevad, kus sa pead ise üksinda hakkama saama ja kui ägedaid inimesi sa kohtad tänu sellele, et sa oled Mhm. üksinda, sest kui ma Maldiividele lendasin, siis ma ka kõigepealt Tallinna lennujaama VIPis sain mingi mehega kohtusin, arutlesime mingite jumala huvitavate teemade üle. lennukis oli mul seal asenduspiloot selja taga istus, kus me saime omavahel mingeid jumala huvitavaid teemasid arutada. ma poleks eluski nende inimestega rääkinud, kui ma poleks olnud üksi. Mhm. sa saad nii palju ägedaid ja teistsuguseid kogemusi ja kui sa lähed välisriiki, siis noh, sa kohtud täiesti teistsuguste inimestega. et neil on täiesti teistsugune vaatenurk asjadele ja see on nagu nii äge ja nii kuidagi rikastav kogu see kogemus, et noh, see koos reisimisel on omad võlud, eks ju. aga see üksi reisimine, see on nagu selgelt alaväärtustatud. näed, kuidas mul silmad säravad, ma kui just ma tahtsin räägin. öelda, et nagu nii särama lähed. ma olen jah. hästi-hästi nõus sellega, et see üksinda reisimine hoopis midagi muud. okei, isegi kui ma siit käin Tenerifelt Eestisse, siis üsna tihti ma olen käinud ikkagi üksinda, aga just see, et ma olen ka varasemalt üksinda reisinud, vabandust, ja siis ma ütlen, ma arvan, kõige nagu, mis mul praegu esimesena tuli meelde, et mis minuga on üksinda reisides juhtunud, on see, et ma olin 11 tundi olin Barcelona lennujaamas ja selle 11. tunni lõpuks ma sain abielu ettepaneku. Nii et võib kõike võib juhtuda. ja sa et ei poleks olegi seda rohkem kunagi vaja. saanud, kui sa oleksid kellegagi koos seal lennanud. absoluutselt, siis oleks suure tõenäosusega kuskil põrandal või kuskil seal tooli peal maganud, eks. aga kuna ma olin üksinda, siis üksinda ma ei suuda kunagi üksinda lennujaamas magada, ma pean kogu aeg olema valvel enda asjadel ja no ja siis ikkagi paratamatult ei ole ma ainuke, kes üksi reisib ja siis kas sa hakkad kellegagi rääkima või hakatakse sinuga rääkima ja no ja siis see lõpeb sellise abielu ettepanekuga, eks, et absoluutselt, aga nii vägev, mäletan nii hästi, kuidas sa ütlesid, et sa tegid vision board'i, sa panid sinna mõned Maldiivi pildid ja siis mõtlen, et nii vägev, mina tahan ka, minul on ka Maldiivi pildid olemas ja siis läks vist 1,5 nädalat, minu arust see ei läinud üldse nagu, läks väga lühike aeg oli ja siis ütlesid, nii, ma nüüd lähen mul nagu what mis juba lähed nii kiiresti, asjad toimuvadki ja siis, kui sa olid, me tegime ikkagi kõne, mida ma nagu väga-väga nii sinu kui ka enamus enda klientide puhul hästi austan, on see, et kui on kõne kokku lepitud, kui meil on kokku lepitud meie kohtumised, siis ükskõik kus maailma otsas sa oled kõnes kohal. kuigi on ju võimalus ka see ümber nagu muuta, aga mis mitte kunagi ei sina ega ka minu nagu mõned need teised kliendid ei muuda, sest see on lihtsalt kuidagi nii teistmoodi. et minu meelest on see nagu nii ilus ja ma hästi-hästi austan seda. selle, eks see kõnedega, noh, meil üksikud korrad vist on mul tulnud midagi väga kriitilist vahele, aga need on juhtunud tavaliselt siinsamas Eestis. Need ei ole olnud sellel hetkel, kui ma olen kuskil ära, eks ju. et selles mõttes nagu tegelikult tänane ühiskond või noh, kogu see tehnikavärk lubab meil ükskõik kus kohas seda teha, eks ju. ja kui mul on nagu nädal aega iseendale, siis ilmselgelt ma ju iseenda coaching'u sessiooni ei tõstagi ringi, sellepärast et see on nagu üks osa sellest nädalast. et võib-olla ma saangi nagu keskel kuskil midagi teha nii, et noh, avastan äkki selles vestluses midagi, mida ma jõuangi teine nädal-pool veel töödelda seal. et selles mõttes see, noh, see peegeldusosa oli ka seal ikkagi väga oluline. et ma nagu arvan, et see noh, ja tegelikult me
tuleme teadlikult sellesse koostöösse jah. ja me saame aru, et coaching'u puhul ju kõige olulisem asi on see, et me peame ise tööd tegema. Mitte keegi ei saa meie eest mitte midagi ära teha. Kui ma tulen coaching'u sisse, siis on see järelikult minu kindel soov seda teha ja, Mhm. ja ma tahan midagi saavutada ja see tulemus sõltub puhtalt minust. Just. Et noh, muidugi see valik ka, kui hea toetuse ma valisin sellel hetkel, kui ma sinna koostöösse läksin, aga ka Mhm. see, kui palju mina endaga tööd teen, et coaching ei ole kindlasti see koht, kuhu inimene tuleb ja ta eeldab, et sa talle midagi ütled ja midagi ära teed ta eest. kõik tuleb endal teha. lihtsalt nagu me saame tänu selle coaching ule aru, mida me tahame teha. Mhm. Et noh, lihtsalt minu jaoks see nädal aega andis ka väga palju nagu sellist arusaamist sellest, et mida ma tegelikult oma elus tahan, mis on need asjad, mis mulle nagu täna meeldivad, mis mulle ei meeldi ja, ja siis oligi järgmine samm ju vaja hakata mõtlema, kuidas ma neid asju hakkan saama ja mis on see Mhm. nagu see päris asi, et ma olen ju aastaid tegelenud selle enesearenguga ja iga kord, kui ma hakkan sellega jälle tegelema, siis ma nagu hakkan otsast peale mõtlema seda, mida ma päriselt tahan. Sest nagu kogu aeg me tahame neid asju, mis ümberringi kõik, meil tundub, et me Mhm. tahame, see on nagu mingisugune keskkonnast mõjutatud. katsu sa koorida kõik need kuradi kihid sealt pealt ära ja siis saada teada seda, mis sa nagu päriselt tahad, sest see on nagu sihuke Mhm. päris tõsine töö. ja Just. seal ongi coaching on hästi suureks abiks, et aru saada, et kas see, mida ma nüüd mõtlen, on see, mida ma nagu päriselt tahan või see on mingisugune jälle mingisugune, kas mingitest mustritest, mingisugustest hirmudest, mingisugustest teiste ootustest nagu tingitud asi üldse. et noh, Mhm. ilmselgelt sa ei lükka omale sessiooni edasi, sest sa tahad nagu saada aru, kas see noh, kas sa liigud sinna suunda, kuhu sa tahad ja mida rohkem sa nendes kohal oled, nagu päriselt kohal Mhm. ja mõtetega ka, et siis seda paremaid tulemusi on sul võimalik ju saavutada ja see on oma raha kõige parem kasutamine üldse. Sihuke ratsionaalne mõte ka seal lõpus. just. ja just on see ka hästi, mis praegu, kui sa ütled, et enda vastutus ja see, et sa tuled kohale ja sa pead ise tegema ja räägime tulemustest, siis ka nii esimesed 6 kuud kui ka nüüd tegelikult oli nii tõuse kui ka oli ka neid languseid, eks. ja mida ma hästi-hästi imetlen taas on see, et isegi kui ei tunne ennast eriti hästi ja tahaks öelda, et pekki, mul on nagu täna üsna nagu kehvasti, et ma ei taha täna tulla, siis tegelikult on see üks koht, kus kindlasti tulla, et näha, et mis on siis see, mis seda halba tunnet, ütleme sedasi, siis tekitab. tegelikult see on lihtsalt üks see sibulakoor, mis on nähtava maha võetud ja midagi tahab nähtavale tulla. võib-olla ma küsin siin, et mis on sinus, sa rääkisid sellest, et sa käisid Maldiividel üksinda ja et üksinda olemine toob erinevaid taipamisi. mis sa tunned, mis on olnud võib-olla mõni suurim taipamine selle aja jooksul? Ehm, sest sul on neid olnud nii mitmeid, mul on neid nagu mustmiljoneid taipamisi olnud iga just, kord, kui ma too tulin, essi. siis ma selles mõttes nagu kõik taipamised, suurem osa tekivadki mul kaks varianti, kas sisekõnest iseendaga, kas siin sessioonidel või siis mingites huvitavates vestlustes kellegagi, kus sa hakkad mingeid asju märkama. Mhm. Ma olen nagu nii palju olulisi asju nagu taibanud, ma kohe mõtlen, võib-olla ma tooksin välja selle, et noh, kui keegi on vaadanud seda eelmist webinari ja noh, paljud inimesed teavad mind ikkagi inimesena ka, siis ma olen naine, kes armastab ilusaid luksuslikke asju. Mulle meeldib hästi luksuslikult reisida, mulle meeldib, kui mul kõik asjad on olemas. ma noh, armastan igasugust luksust ja sellist suurepärasust kõiges. kui ma teen mingisuguseid selliseid, noh, tarbin mingeid teenuseid, siis mu jaoks on oluline see kogemus, mis ma sealt saan ja ma olen valmis selle kogemuse eest maksma. siis ma arvan, et kui võib-olla pool aastat tagasi selles webinaris jäi kõlama kuidagi see, et selline finantsiline heaolu on nagu Mhm. väga-väga oluline meie elus. jah, ma arvan täna ka, et inimesed, kes on finantsiliselt kindlustatud, on palju paremad inimesed, sest nad peavad vähe keskenduma sellele, kuidas oma arveid maksta
ja rohkem saavad keskenduda sellele, et millised kaaslased nad saavad olla. et ma olen nagu selles mõttes nagu jätkuvalt sama meelt, aga ma arvan, et ma kuidagi olen tajunud, et täna enam sellised asjad ei defineeri mind. Mhm. Ma olen nagu võib-olla see kõige suurem taipamine on see, et ma ei pea sellest luksusest küll loobuma, aga mingites asjades mul ei ole enam staatuse jaoks vaja mingeid asju, et ma ajan taga jätkuvalt seda suurepärast teenindust, neid kogemusi, neid emotsioone, mis ma saan. aga ma ei ütle enam täna, et inimest teeb mingi konkreetne rahasumma õnnelikuks. et see rahasumma ei ole minu jaoks enam oluline. oluline on see emotsioon, mida me oma elus suudame nagu tekitada. ja teine natukene noh, võib-olla sarnane selline asi, mis ma näen, et minus on nagu väga palju muutunud, on see, et ma näen, et ma olen kogu oma elus selline kantud, toetatud ja hoitud. et ükskõik, mida ma nagu ette võtan, ma tean, et tulemus on suurepärane, ma tean, et mind ümbritsevad need inimesed, kes toetavad selle eesmärgi saavutamist. Mhm. ma enam ei kahtle selles, kas ma mingit asja saan või ei saa. et kui ma otsustan, et ma teen mingisuguse asja ära, siis ma tean, et see tulemus on täpselt selline, et ta on minu standardile nagu vastav. ja ma ei pea nagu muretsema selle üle, et keegi jätab oma osa tegemata või kuidagi nagu asjad ei lahene. et mul on hästi hea näide selle kohta, kuidas mul nüüd reedel tuleb üks pidu ja mul peol on bänd ja mul oli kevadel see pidu juba plaanis ja mul oli räägitud kahe erineva helifirmaga, kes tulevad, teevad selle noh, bändi heliosa ära, sest noh, bändidel Mhm. on omad asjad ka, aga mingi osa pead sa siis kuskilt juurde neile organiseerima. ja mul oli kaks firmat, kes olid nõus nagu aitama ja nüüd, kui ma mingi aeg tagasi kõik muud kokkulepped olin ära sõlminud, siis nad ütlesid mulle, et neil mõlemal on nii palju tööd, neil ei ole aega minu pisikest aiapidu nagu teha. ja ma ei tegelenud üldse selle probleemiga, see polnud nagu minu jaoks üldse probleem, et mul ei ole nendele kõlareid. tulevad mul laulma, noh, kõik laheneb. ja ma olin nii rahulik selles asjas ja siis ma mõtlesin eile, et issand, et oh, et täna on juba teisipäev, et ma peaks nagu midagi tegema, et reedeks nagu tuleks, sest noh, üks oluline asi veel, et kui sa nagu midagi otsustad, siis see, kui sa nagu meritäht kuskil lavad ja ütled, et need asjad juhtuvad, siis need ei juhtu. sa pead ikkagi oma sammud ära astuma, see on nagu ka hästi oluline nagu märkamine, et lihtsalt manifesteerimine ei aita. et sa päriselt pead enda poolt selle sammu tegema, et see manifest saaks üldse teoks. see on nagu hästi-hästi oluline. ja siis ma helistasin bändi helimehele ja ütlesin talle, mis olukord mul on, et kuule, et mul on nüüd mingisugune jama ja ma ei tea, mismoodi seda heli me kuuleme, et kas me hakkame nüüd tegema mingit diivanikontsertit äkki. ja nagu ma ütlesin, ma olen alati hästi hoitud ja kantud ja kõik laheneb minule parimal viisil, siis ja eriti nagu kuidagi meesterahvastega, see energia on nagu täpselt selline mul, et ma ju pöördun, meestel on selline nagu noh, meeste roll ju nagu tuleb juba sealt ürgajast selline, et nende asi on nagu hoolitseda, et naistel oleks hästi kõik ja nemad peaks kaitsma ja toetama ja varuma ja nii edasi, onju. ja naine peaks lihtsalt nagu ilusti end küsima. ja siis ma lihtsalt küsisin, et mul on nüüd see probleem, äkki sa saad ise mind sellega aidata. ja kui ta alguses ütles, et tead, vist ei saa, siis enne kui ma jõudsin midagi öelda, siis ta juba mõtles lahenduse välja ja hetk Mhm. hiljem oli meil kõik lahendatud, sest ma teadsin, et kõik laheneb, aga mitte midagi poleks lahenenud, kui ma poleks talle helistanud ju. Just. noh, seesamane mõte, et me nagu näeme tulemust. ükski rahasumma kui selline ei lahenda ühtegi probleemi. me näeme tulemust, me manifesteerime selle, et see läheb ellu Mhm. ja me teeme ise need sammud, et need saaksid ellu minna. et see on nagu see noh, kogeda, kuidas see nagu toimib. see on nagu nii äge. aga lihtsalt nagu kõik see, mida ma nagu teen, läheb kogu aeg selles teadmises, et ma olen kogu aeg hoitud, kaitstud ja kantud. ja ongi, aga lihtsalt nagu ma ei ole meritäht. nii lahe. Kuna manifesteerimine on kindlasti üks minu lemmikteemasid, siis ongi see, et manifesteerimisel on 3 sammu. küsi,
usu ja võta vastu, eks, ja seesama, et sa teed enda sammud, ongi see, on sinu osa usus, et sa usud, et iga samm, mida sa teed, igal juhul viib sind lähemale sinu siis eesmärgile, soovile, mis iganes sõna see nüüd on, mis kedagi, eks ju, rohkem kõnetab. et ongi see, et sa pead ikkagi tegema ise ka mingid sammud, et sellest ei piisa, et istun diivanil ja teen lihtsalt ja ootan, et minu manifestatsioon mulle pähe kukub, eks, et kui nagu sa ka ütlesid, et kas sa oled see meritäht või sa ikkagi pead ka ise liigutama, et saaksid seda, mida sa tahad. Rääkisid, võib-olla ma küsin veel siia nüüd seda, et mis on olnud, kui sa praegu rääkisid taipamistest, mis on olnud selle viimase kuu võib-olla selline kõige suurem muutus sinu isiksuses, sinus endas? mul on mineviku aja arvamisega väga keeruline suhe. Ma üha enam olen õppinud hetkes elama ja selles, kus ma Mhm. praegu olen. ja see ongi võib-olla kõige suurem muutus, et ma ei mõtle nii palju tulevikule, kuigi jah, mul on eesmärgid ja mul on mingid konkreetsed Mhm. tegevused ja sammud, aga just kuidas ma nagu viimasel, noh, ma ei, vaata selles mõttes minevik on keeruline, siis ma ei saaks öelda võib-olla kuu või poolteist või Mhm. 3 või 6, et millal see nagu muutus minu jaoks kõige rohkem, aga ma nagu hästi palju hakkan väärtustama inimesi enda ümber, panustama sellesse olukorda, kus ma hetkel olen ja, ja väärtustama seda hetke ja õppima sealt neid asju, mis ma pean sealt õppima ja Mhm. olemagi nagu selles hetkes, kus ma praegu olen, mitte nii palju keskenduma minevikule ja tulevikule. et see on nagu üks asi, mis ma olen nagu hästi palju õppinud, siis ma olen hästi palju erinevaid tehnikaid muide õppinud selleks, sellepärast et kuna ma coach'iks õpin, Mhm. siis ma just, meil on seal ka selline parasjagu see teema siis ma mõtlen kohe üks hästi oluline asi, mida ma viimase kuu jooksul olen taibanud, see on kindlasti kuu jooksul olnud, ma kohe võtan selle lause ka ette, on mul, ma suutsin ära defineerida enda kui inimese. kohe ma võtan, mul on, ma käisin nädal aega ringi teadmisega, et minu jaoks sobib üks väga hea lause ja ma kogu aeg mõtlesin, mis lause see on, mul see peas käis kogu aeg ringi, et see oli kuidagi niimoodi ja see väga hästi võtab mind kokku ja ma ei suutnud seda kuidagi kuskilt leida. ja isegi proovisin isegi selle ai-ga otsida seda lauset. ja lõpuks ma võtsin ikkagi kätte selle filmi, kus ma teadsin, et see oli ja ma leidsin, et see on lause commitment to excellence, mis võtab nii ilusti kokku tegelikult see, mis on minu elu selline, minu panus maailmasse, ükskõik mida Mhm. ma teen, see võtab kõik asjad kokku ja see, võib-olla see viimase kuu taipamine seal kõrval on ka see, et ma nagu nii tänulik, et kõik see, mida ma teen, on ju noh, see on võimalik ainult siis, kui mul on ümber inimesed, kes on sarnase sellise väärtusega ja nad kuidagi tulevad ja nad teevad neid asju täpselt nii nagu vaja ja ma ei pea nagu kuskilt ütlema, et keegi tegi halvasti või tundma ennast halvasti, kellegi nagu panus on väike, vaid mul tulevad ümber ka sellised inimesed, kes teevadki nagu suurepäraselt asju. see on, ma arvan, et see on see viimase kuu selline Mhm. põhiline asi, et kuidas need asjad nagu tegelikult on ja ongi see, et ma ei ole lihtsalt hoitud, kantud ja tõstetud, vaid ongi nagu see, et seda tehakse kõike suurepärasel tasemel. see on, Mhm. ma arvan, et see Mhm. kõik on nagu, see ongi vist võib-olla selline viimase kuu selline kuidagi nagu sihtkoht, et ma nagu olen aasta aega tegelikult ju mõelnud kogu aeg seda, et mis see on, ma ju näen ümber või kõrvalt oma elu, ma võin oma minapilti kirjutada, ma võin aru saada, et seal tegelikult korduvad ühed ja samad asjad, aga see jõudis kohale alles nüüd. see päris taipamine, see, mis käib kogu kehast läbi, eks. just. et kui me räägime hästi palju sellisest nagu taipamistest, see, mis on sinus muutunud, aga räägime päris tulemustest.
mis on need päris tulemused, mis sa oled coaching'u jooksul saavutanud? Ma arvan, et see, et ma üksi reisile läksin, ei olnud nagu mitte väike tulemus, see oli nagu päris Mhm. korralik tulemus. Siis ma olen 41-aastane ja mäletad, kui ma ütlesin sulle, et ma hakkan laulma? ja mul on see kirjas ja ma tahtsin küsida selle kohta. jah, et päris tulemus on see, et kui ma lasteaeda lõpetasin, siis ma laulsin väga ilusti. Kui ma läksin esimesse klassi, siis minu õpetaja ütles mulle, et sina laulda ei oska, sa ära parem üldse suud lahti tee. Ja selles uskumuses ma käisin, ma ei tea, 33 aastat ringi. Ja ma läksin ja hakkasin laulma. Küll eraõpetaja all, aga selles mõttes nagu no üks väga oluline päris samm. Siis ma lõin Naiseks olemise akadeemia, mis on nagu tegelikult see idee tuli minu juurde nagu style coaching kunagi, et kui ma style coaching'u ideeni jõudsin sellega, et ma istusin kuskil akvasaunas ja vaatasin läbi klaasi kaugusesse ja ma avastasin, et see on nüüd asi, mida ma pean tegema, siis nüüd ma olin samuti kuskil ilusalongis mingis massaažis, seli oli maas, ütlesin, et mul peab mingi idee tulema, mul tuli naksti ja mõtlesin, et ma teen selle ära. Ma tegin ära oma esimese kursuse, Mhm. reaalselt nagu inimesed olid mu kursusel. Siis, mis ma veel päriselt tegin? Ma otsustasin ära, kuhu ma jõuan. Ma jõudsin oma veini tootmise ideeni. Eelmine suvi ma tegin ju oma viinamarja Mhm. veini partii. Sel aastal ma jõudsin järeldusele, mida ma selle ideega tegelikult tegema pean. Sinna astume reaalselt samme. Siis ma mõtlen, mis ma veel tegin päriselt. Ma mõtlen kohe, hakkasin coach'iks õppima, Mhm. ma läbisin reaalselt ühe sertifitseerimise Mhm. ja siis ma avastasin, et minu jaoks on nagu vähe, ma astusin Mindvalley elu coach'i õpingutele, mis nüüd septembris peaksid lõppema. Siis kogu selle aasta jooksul ma ju tegin läbi selle esimese valimiskampaania kohalikul tasandil. just. Osalen nüüd majanduskomisjoni töös, et see oli ka väga suur selline asi, kus ma päriselt nagu tundsin, et mul on nagu vaja reaalselt nende sammude astmiseks ähm, asju. Siis ma otsustasin oma kontoripinda oluliselt vähendada, see on ka nagu hästi suur asi, sest mul on 10 aastat kogu aeg olnud selline muster, et mul peab kogu aeg olema suur ja uhke ja palju. aga täna ma vaatan hoopis teistsuguse pilguga kogu oma ärile. Ma Mhm. näen, et missugused need asjad on, mis ma pean tegema, asju, mida ma olen edasi lükanud aastaid. Ma olen neid täna oma äri sees ära tegemas. Ma olen saavutanud hoopis teistsuguseid tulemusi kui varasemalt. Ma olen hakanud ligi tõmbama teistsuguseid kliente. Et need on nagu päriselt asjad, Mhm. mida ma nagu olen teinud, siis ma ei saa kindlasti mainimata jätta, et ma olen esimesi samme teinud ka Kathleen Cameroni erinevatel webinaridel, et natukene ma tegin otsuse, et ma lähen siseringi, siis ma tegin otsuse, et ma ei lähe siseringi. see on üks asi, mis on mul täna veel selline nagu, ma ei tea Mhm. täpselt, kas ma seda tahan, et see on veel täna tegemata, sest ma lihtsalt nagu ei ole endas teinud seda tööd ära, et saada aru, kas see on see, mis ma tegelikult tahan. Mhm. aga kuna mul Mhm. on nii palju, ma tahan kõiki asju teha nagu maksimumi, siis lihtsalt ongi see, et see esiteks ta ei mahugi praegu mulle siia, et ma saaksin neid teisi asju teha, mis mul vaja on. Siis ma noh, see töö iseendaga on nagu ka reaalsed tulemused, see, kuidas ma maailma Mhm. vaatan, see, kuidas ma olen teinud oma esimesi mingisuguseid Instagrami mingisuguseid videosid, kus ma nagu räägin midagi, kus see oli meeletu väljakutse mulle. Ma tegin neid ära, sest mul oli vaja neid teha, see kursuse väljaandmiseks. Ma tegin nii suure isiksuse arengu.
ja reaalselt ma nagu päriselt tegin mingisuguseid videosid. ma, üks hea näide, kuidas me nagu ennast kaitseme, et ma panin kirja, et ma teen laivi ja ma ei tahtnud seda teha. mäletad, kuidas me vaidlesime, jah. et ma ei taha seda teha, see on no nii vastik, ma ei taha, see on nagu minu jaoks nagu täitsa, ma ei taha seda teha. Ja elu kaitses ja hoidis ja kandis mind sellega, et kui ma hakkasin seda tegema, siis selgus, et mul peab palju rohkem jälgijaid olema, et seda teha. Jess, ma ei pea seda Mhm. tegema. ehk siis Just. nagu, aga noh, kas ma tegid leidsin ära? nagu kiiresti Mhm. lahenduse, ma lahendasin kõik asjad ära, et, et selles suhtes nagu see areng selle kursuse väljaandmisel oli nagu ka väga-väga suur. Ja see oli ju edukas selles mõttes, et mul oli seal 10 naist ja meil on tänaseks see kursus nagu reaalselt ka läbi tehtud esimest korda. Ja mis ma siis töötasin välja järgmise kursuse, mida ma pole veel turundama hakanud, eks ju. Et ühesõnaga ma nagu nii palju asju olen päriselt ka ära teinud. just, meil läheb veel siin tund aega, kõik see, kui sa juba oma seda nimekirja siin ette saad rääkida, mis ma praegu ma tahaks võib-olla paar asja välja tuua, mis on just hästi huvitav, on see, et sa mainisid Kathleen Cameroni, et õppisin siis tema miljonär programmis ja olen hästi suur tema jälgija. Mulle meeldib see, mida ta õpetab, mulle meeldib see, kuidas ta õpetab, mulle meeldivad tema tulemused ja see oli hästi huvitav, kuidas tal oli üks webinar ja siis ma ütlesin, Rebecca-Liis, vaata, see pealkiri on täpselt see, millest meie räägime. tule. nii, mis juhtus, sa tulid, eks ju, tulid osalema ja see oli, Kathleen Cameron teeb väga harva üks-ühele nii-öelda kõnesid. ja mis juhtus Rebecca-Liis sellega? Ah jaa, see on ju ka väga nagu päris tulemus, see on sellepärast päris et see kogemus oli nagu uskumatu, et seal oli miljardäriks saamise webinar oli see ja mm. kuna -hmm. minu eesmärk on omada väärtust miljardi euro ulatuses, Mm -hmm. või siis nagu jah, vara miljardi väärtusolud, siis see täpselt see, millest me seal rääkisime, täpselt see webinar oli, see kestis 2 päeva, 2 õhtul ja seal oligi nii, et osalejate vahel loositakse või valitakse välja inimene, kes siis saab teha üks-ühele kõne. Ja kui esimene päev oli, kui ta ütles selle välja, siis ma avastasin, läksin oma meili vaatama ja kuidagi ma kirjutasin Kristinale, kuule, et see on mulle. See on täpselt see, mida mul on vaja ja see on ja järgmine päev, kui nad selle välja ütlesid, mu nime hakkasid ütlema, siis ma isegi ei üllatunud, sest see oli juba otsustatud. see oli juba täpselt see koht, et ma teadsin, et see on see, mida mul on vaja. see on see koht, mida ma tunnen, et noh, mis mul on ette nähtud. Ja see oligi otsustatud ja see tuligi nii ja mul oligi reaalselt temaga see üks-ühele kõne, mis nagu oli ka väga silmi avardav. Ja noh, mulle nii meeldib, kuidas ta nagu samamoodi see, kuidas ta räägib, on nagu väga hästi. ta toob välja väga selliseid lihtsaid mustreid ja lihtsaid selliseid seoseid, et on inimesi, kes räägivad väga keeruliselt, on inimesi, kes tavainimesele väga ei noh, mis noh, coach'i valimise osas vaata, see on ka tegelikult hästi jah. oluline, et mida ma enne välja ei toonud, aga tegelikult on, et ta räägib sinuga sinu keeles. jah. Et on väga palju selliseid, kui sa oled seal enesearengus sellises noh, tavaline inimene, sa tegeled iseendaga, siis selline nagu mõni sõna ja mõni selline vaade tundub nagu voodoo. et see on nagu täiesti nagu, ma ei saa pooltest sõnadest aru, mida coach nagu räägib. et seda peab ka jälgima, et see inimene nagu sõnakasutuse mõistes sobib sinule. ja tema räägib väga ilusti ja väga lihtsalt ja väga nagu selgelt, et mis millega on nagu seotud. ja sina räägid ka, aga osad coach'id meil natuke teistmoodi räägivad. ja tema rääkis nagu väga selgelt, ütles mulle mingeid asju ja noh, selles mõttes eks mul on mingid omad asjad, mis mul, mäletan, kui ma sealt ära tulin, siis ma ei olnud nagu väga selline otseselt väga rõõmus ja tänulik ja õnnelik ja särav, vaid ma olin nagu üsna frustreerunud esimesel korral, kui me kohtusime. mäletad, ma olin nagu pettunud või kuidagi just. selline, et ma ei olnud üldse nagu selline, mu ootused olid jälle midagi muud kui see, mis ma sain, aga mida ma sain, oli peegel. Ja just. mul võttis natukene aega, et selle peegliga nagu reaalselt nagu sõbraks saada. Ja noh, pärast tagantjärgi ma nägin ikkagi, kui oluline see oli minu arengu jaoks.
Mhm. ja selles mõttes, aga see oli lihtsalt nii äge, kuidas mina tegin oma osa. just. Kristina tegi ka oma osa, ta saatis mulle linki. et kõik tegid oma osa, ma läksin, ma olin kohal, ma tegin enne seda webinari ka nendega vestluse ja ma Mhm. tegin vestluse, kui ta muidu vist on, et ühe selle mentoriga teed seal vestluse, siis mina vestlesin 2 inimesega, mul oli 2 kõnet ennem seda Mhm. ja pärast seda on nad ka toetanud mind, meil on eraldi mingi Whatsappi grupp ja mul on ka 2 mentorit, kes seal on, kes siis nagu nad teevad müügitööd. Noh, Mhm. mina olen öelnud, et coaching on ju püramiidiskeem, eks ju, noh, sellest ei hakka võib-olla lähemalt rääkima, aga põhimõtteliselt ma ütlen, et see on püramiidiskeem ja püramiidiskeemid ei ole nagu minule kunagi olnud siukse hea maiguga asjad. aga nad ütlevad nii ilusti ja tegelikult on see aus, et Mhm. meie asi ongi müüa, aga sa oled siin põhjusega. Me ei ole sundinud sind siia tulema ja seda Mhm. esimest sammu astuma, et me saaksime sulle sunniviisiliselt müüa. Nende asi ongi tahta oma head toodet pakkuda ja see on Mhm. tegelikult täiesti loogiline, et kui sa juba tuled siia, näiteks noh, ma lähen küll sinna webinarile, eks ju, aga see Mhm. on see, et ma olen mingil põhjusel seal kohal, samamoodi mul tuleb uksest klient sisse, siis ilmselgelt ongi minu asi talle müüa seda, mida ma näen, et tal on vaja. Mhm. Tema asi on otsustada, kas jah või ei ja mõlemad vastused on okeid. jah. et see müük, et see ei ole nagu üldse nagu ma kogu aeg vaatasin nagu sellele, kuidas me müüme hoopis teistmoodi. ja see tundus kogu aeg selline agressiivne ja pealesurutud ja nii edasi. ja ise võib-olla ei tahtnud ka kuskil vestluses võib-olla öelda, millega ma tegelen. aga jah. tegelikult sa näed ju kohe vastasest ära, kas ta huvitub sellest või mitte ja see muutis ka nagu nii palju seda vaatenurka, et öelda julgelt välja inimestele, millega ma tegelen. jah. inimene ei tea ju. Mhm. 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 mul ühesõnaga, hästi. see väga äge oli see kogemus ja see aitas nagu kinnistada sedasama, et sa tahad kogu aeg mingile teooriale saada ju põhjendust ja kogemust. ehk siis seesama, et ma nüüd otsustan, et nii asjad lähevad, mina teen enda osa ja need asjad lähevad niimoodi. et see nagu väga hästi kinnitas seda nagu teadmist. noh, just see oli nagu hästi-hästi huvitav, kuidas oligi see, et rääkisime, et tuleb miljardäri energiast, tuleb webinar või ma saadan sulle lingi, siis panin kirja, ma ütlesin, et tead, seal saab võita nii-öelda, kui sa osaled, saab võita üks-ühele kõne ja siis sa lihtsalt ütlesid, et saab või okei okay,, see on minu oma ja siis läkski paar päeva mööda ja siis oli, et tead, ma sain selle et see oli nagu nii huvitav, sest see oli üks nendest webinaridest, kus tal on olnud kõige rohkem üldse registreerijaid. ma ei tea, mitu tuhat neid seal oli ja siis sina Eestist, Rebecca-Liis, said selle kõne endale, et see on hästi väga. mis ma veel tahtsin välja tuua, oli see, et sa mainisid, et sa osalesid valimistel ja siis mäletan, kuidas kui sa esimesel 6 kuu jooksul rääkisid hästi tihti, ei, mina poliitikasse ei lähe, see ei ole minu teema, mina poliitikasse ei lähe. ja siis ütled, tead, Kristina, ma nüüd lähen igale poole plakatitele, eks, et ma nüüd osalen ja mis ma praegu panin tähele tegelikult, et sa täpselt needsamad sõnad ütlesid, minust coach'i ei saa. ja mida sa täna teed? sa oled, kuigi sul oli life coach, kui see on sul olemas, eks ju, see sertifikaat on olemas, sa oled life coach, aga me räägime praegu tegelikult sellest enesearengu coach imisest, et just sellesse maailma ja ma nagu nii hästi mäletan, kuidas just, et ei, minust coach'i ei saa. ja nüüd sa oled seal, jah, mis selle muutuse tõi? tegelikult see oligi enam-vähem samal ajal, kui meil oli see Kätliini teema. ja siis olin ma nii kõvasti kinni selles püramiidiskeemi selles süsteemis. ja teine asi, mis ma ütlesin, et noh, mul on alati seda ratsionaalset mõtlemist nagu nii palju sees olnud. ja siis mu põhimõtted olidki ju see, et esiteks täna, kui vaatad, siis coach'id on, terve maailm on coach'e täis. Mhm. ja nagu üleküllastunud palju. Siis ratsionaalne mõtlemine ütles mulle seda, et nii palju inimesi ei vaja coach'i. siis teine asi oli see, et see on nagu õhu müümine, see ei anna nagu mingisugust nagu väärtust. siis seal oli nagu nii palju selliseid uskumusi taga, mis nagu Mhm. ütlesid, et see ei ole nagu reaalselt nagu
et mul nagu oli kange tahtmine kogu maailmale tõestada, et muud moodi on ka miljardäriks võimalik saada kui coach ides, et nagu füüsiliselt päris äriga on võimalik ka seda teha. aga siis ma mõtlesin, mille kuradi pärast ma pean nii palju vaeva nägema, kui ma võin coach'iks seda teha. ja tegelikult oli see, et siis tuligi minu meelest see akadeemia, see teema ja see akadeemia teema nagu minu meelest loksutas väga palju asju paika, sest akadeemia puhul ma nagu nägin, kui palju naisi ma saaksin aidata. Mhm. ja see akadeemia on ikkagi nagu eelkõige naistele suunatud, aga selleks, et ma saaksin päriselt neid aidata ja toetada, selleks ma peaksin ju omandama ka oskused. et see, et ma oskan inimest kuulata, see, et ma oskan temaga nagu noh, emotsionaalselt võib-olla mingites kohtades nagu samastuda või siis olla nagu see, noh, ma ei tea, mis Empaatiline. eesti keeles see rapport on, ma ei teagi, ühesõnaga, noh, selles mõttes sa nagu ikkagi nagu lähed temasse sellesse nagu no ongi empaatia ka on üks asi, eks ju, aga sa ei lähe nagu liialt sisse sinna, et noh, mul on jah. kogu aeg olnud see väga hea oskus, et võtta emotsioonid asjadest välja, mis on väga paljudele olukordadele on hästi kasulik. et mul on nagu olnud neid oskusi, aga need on siuksed intuitiivsed ja sellised mul tunnetuslikud. aga ühel hetkel ma taipasin, et aga inimese no psüühika, Mhm. vaimne tervis, tema alateadvus, need on nii haprad ja olulised Mhm. asjad et sinna sisse ei tohiks toppida mitte ükski inimene nina, kellel ei ole reaalselt oskusi. ja see oli ka põhjus, miks ma ei valinud mitte mingisugust sellist ühepäevast nagu lühikest Mhm. kursust või siis nädalast kursust, vaid ma tahtsin nagu võimalikult sisukat, võimalikult mitmekülgset. Just. ja siis ma valisin selle Mindvalley kursuse, et see oli nagu see otsus, et ma avastasin, et see oli nagu loogiline lähenemine, et Mhm. kuidas ma päriselt neid inimesi aidata saan, et noh, minust saabki coach, eks ju, aga see coach'i osa on ikkagi nagu see, et ma saaksin oma kursustel võimalikult palju inimesi nagu Mhm. aidata, et ma oskaks neile anda need õiged tööriistad, kuidas nad saavad neid asju teha, kui neil on mingi soov ja kuidas ma nagu päriselt saaksin ka iseendaga paremat tööd teha, sest need Mhm. tööriistad, mis meil seal antakse, kõik see, mida seal räägitakse, on ju kõigepealt sa rakendad iseenda peal. sa ei ole kunagi täiuslik inimene, tähendab, sa oled täiuslik, aga lihtsalt tänases hetkes sa alati saad olla veel täiuslikum, veel parem ja Mhm. teha mingite asjadega, aga lihtsalt see teekond on ka nagu oluline, kõik see, mida sa nagu teed. Need kõik need tööriistad tegelikult annavad sulle nagu nii palju võimalusi iseendaga nagu tööd teha ja aidata selle läbi ka teisi inimesi. et see oli nagu lõpuks see koht, kus ma avastasin, et ma saan seda igas eluvaldkonnas kasutada. ka oma raamatupidamistöös, ka oma selles style coaching us, kõiges. et Mhm. Mhm. kõik meil hakkab ju tegelikult siit seestpoolt, mitte Mhm. nagu lihtsalt see, mis meid ümbritseb. seda oskab igaüks muuta, mis on nagu, et kui sulle soeng ei sobi, paneme teise soengu, elu läheb edasi, onju, aga see, kuidas sa seal sees ennast tunned, on nagu kõige olulisem. Just. Just. nii et see muutus ilmselt toimuski, et püramiidiskeemis sai see, et ma olen nüüd selle osa. aga ma otsustasin, et kui ma selle osa olen, siis ma olen seal tipus. Absoluutselt, ma olen sellega hästi-hästi nõus ja nii tore, kui sa ütlesid, et coaching on, et sulle tundus, et coaching on lihtsalt mingi õhu müümine ja ometigi sa lugesid nii pika nimekirja ette, mida see on tegelikult aidanud sul saavutada. eks sa ise jah, oled teinud need sammud, aga et siin on väga suur osa tegelikult ka coaching ul ja ma küsingi juba siia lõpetuseks, hakkame kokku tõmbama, et kellele üldse on coaching ja kes on see inimene, kes minuga teeme reklaamipausi mulle et kes võiks minuga koostöösse tulla, et mis sa tunned, millisele inimesele ma sobiksin? ma olen ikkagi jätkuvalt seda meelt, et sa oled selline imeliselt naiseliku energiaga naine. ehk siis sinu klient ongi see naine, kes hindab seda ilu ja naiselikkust ja sellist mm, loomist oma elus. et sa oskad nagu suurepäraselt luua seda sellist nagu ruumi just selliste naiselike energiate soodustamiseks. ja ma arvan, et noh, ikkagi, kui ma seda ütlen, siis ma arvan, et sinu klient ongi naine.
suurem osas. võib-olla on ka mõni mees, suuremas et selles osas. mõttes nagu me oleme rääkinud sellest, Mhm, et naiselikus energias mingite tegevuste tegemine ei mhm, tähenda seda, et sa oledki kohe naine või sa oledki kohe mees, et absoluutselt. mingid naised teevad ka mingeid asju mehelikes energiates. aga aga üldiselt ma arvan, et selline ilu ja kõike sellist hindav naine on see sinu selline sihtrühm. ja sinuga ongi nagu hästi oluline see, et sa oled nagu imeline kuulaja. sa paned vaikselt oma märkmed kirja, sa ootad jumala ilusti lõpuni, lased kõik mõtted lõpetada. meil ei ole ühtegi korda olnud seda olukorda, kus ma oleks poole sõna pealt pidanud hakkama noh jah, kuulama, mis sa kommenteerid ja mu mõte oleks läinud kaduma. Et nagu coaching'u mõte minu meelest ongi see, et sa saaksid iseendas selgust. Suurepärane coach on see, kellel ei ole oma hinnanguid, oma arvamusi, vaid ta lihtsalt küsib õigeid asju õiges kohas, ta juhib su tähelepanu nendele sõnadele, mida sa kasutad ja läbi selle see töö toimub. Ehk siis nagu seda ta oskab nagu suurepäraselt. Ja inimene, kes üldse coaching ut vajaks, ma arvan, et kõik inimesed on loodud siia ilma arenema. Me elu nagu ongi see, et me nagu peaksime kogu aeg arenema. me oleme kõik erinevatel stardipositsioonidel, me oleme praegu kõik erinevates, aga me kõik tegelikult vajame seda arengut. mulle nii meeldib Kätliini puhul, ta ütleb seda, et depressioon tekib siis, kui sul keha ütleb, et ta ei ole enam selles olukorras nagu rahul. Et jah. sunnib sind nagu arenema ja depressioonis sa ei saa ka lahti ennem, kui sa reaalselt nagu hakkad tegelema nende asjadega, sa Mhm, hakkad mhm, liikuma. mhm. Et sa vajad nagu mingit muutust ja kui palju meil ümberringi praegu seda kõike on. Et tegelikult nagu see coaching ongi üldse selline asi, mis nagu toetab sinu enesearengut. Ja ehk siis, kui sa küsid, kellele seda vaja on, siis ma ütlen seda kõigile vaja. Lihtsalt on nagu see, et sa pead tajuma, mis hetkes sa oled, kes on see inimene, kes sind täna saab aidata, mis on need väljakutsed, mis sind saavad aidata. sa võid olla isiku coach'is, sa võid olla äri coach'is, mis iganes asjast sa võid olla. seal erineval perioodil on erinevad asjad. vot, Mhm, aga sellised äh, mõnus ruum ja selline soe vastuvõtt ja selline mõnus märkamine on need märksõnad, mis sinu puhul kindlasti töötavad ja kui inimene seda ootab, siis kindlasti peaks nagu tulema sinu juurde. aitäh, oh nii ilus. ma ütlesin, et ma arvan, et mul on täna terve selle tunni aja jooksul, ma ei tea, kui palju kananahk peal olnud. lihtsalt et see, et esiteks see teekond, mis sa oled läbi käinud, need taipamised, need iga kord, kui me kohtusime, siis sa millegagi üllatasid mind. no näiteks seesama, et tead, Kristina, ma läksin laulma nagu, mis mõttes, ma ei isegi ei oodanud midagi sellist, me pole kunagi sellest rääkinud ja siis sa lihtsalt teavitad ja neid üllatusi oli nagu ma arvan, et peaaegu, ma arvan, et 99% kohtumistest. mõni üksikainuke oli see, kus sa võib-olla ei olnud seda üllatusmomenti, et sa oleks midagi nagu täiesti kardinaalselt midagi teistmoodi teinud. ja see ongi see koht, mis minu meelest näitab, et kui julgelt sa liigud edasi ja oled valmis võtma nii-öelda vastutust enda tulemuste eest ja ka riske, aga riske selle teadmisega, et see igal juhul õnnestub et minu arust see käib täiesti sinu kohta ja see, kuidas sa kirjeldasid, et naiselikkus, see oli lihtsalt sinu enda peegel nii et, aga ma võtan selle igal juhul vastu, et mulle hästi-hästi meeldib, nii et aitäh sulle, Rebecca-Liis, nende selle vägeva 1 aasta, meil oli ka vahepeal, tegime pisikese pausi, aga et kokku tegelikult me tegime tööd terve aasta ja lihtsalt nagu vau, kui paljudest ei, seda ma küll ei tee, on see saanud, et nüüd sa oled seal ninapidi ise sees ja mis on üks huvitav tähelepanek, enne kui ma siis stoppi panen, on see, et huvitaval kombel sa ei ole esimene, kes hakkab minuga koostöös olles coaching ut või mentorlust õppima. et see on väga huvitav, seega võib-olla on see ka midagi, et kui sa kunagi oled mõelnud coach imise peale, tule kõigepealt minu juurde ja siis teeme selle ära. aitäh. jah, et see jah, võib olla täitsa see, et kui ai hakkab lihtsamaid asju ära tegema, et siis tegelikult on see teema, et töö inimestega, üks-ühele Mhm. töö ja sellised nagu enesearengu teemad, ma arvan, et tulevad järjest rohkem ka päevakorda ja tegelikult me ei jõudnud see tunni aega pooltki ära rääkida, mida me kõik teinud, kõik need üritused, kuidas mul Tanel Padar laulis, kuidas mul Shannon laulab, kuidas mul Alar Ojastu tuleb Rakvere esinema, kõik need
need on needsamad asjad, mida me tegelikult siin poole aasta jooksul tegime, Mhm. hästi palju on reaalselt füüsilisi tulemusi Mhm. ja tõesti on see teema, et nagu mulle meeldib katsetada, mulle meeldib vaadata, mis juhtub, aga ma alati usun, et ükskõik, mis ma ette võtan, see alati õnnestub, sest ma olen ju hoitud ja kaitstud. vot, aitäh sulle, Rebecca-Liis. aitäh sulle. Ja kohtun teiega mõnel järgmisel salvestusel, videos. Ei oskagi õiget sõna siia öelda. Igatahes ma kohtun teiega uuesti võib-olla juba varem, kui sa seda arvata oskad. Tšau!